seal terve õpiku peale on kontrolltöö, ma ei saa aru, mis sellel õpetajal viga on. See on ikka täiega imelik, mul pole keskaeg mitte kunagi huvitanud ja ma pean nüüd mingi terve päeva õppima selle jaoks. See on täiesti õudne, ma eile reaalselt nii palju õppisin. Aga mul ei ole mitte midagi. Mingid rasked küsimused tulevad ka ära otse. Ja kus see Maarja jälle on? Jälle hiline. No raudselt. Tule istu oma kohale. Kus sa kukkusid või? Jumal, kas ma olen teinud sulle midagi halba, et sa mind niimoodi karistad? Mina ei oska seda, issand jumal, mis sul viga? Issanda nimega ei suu võtta, kas sa ei tea, et see on 3. käsk 10 magust? Alustame tunniga, palun. Tere hommikust, palun istuge. Tänases kunstiajalootunnis te peate kirjutama iseloomustava teksti oma majast. Ning järgmine tund te peate esitama seda oma klassikaaslastele. Minu kodu on ehitatud õrnroosast, marmorist ja valgest lubjakivist fassaadiga rustikastiilis kivimüüritisena. Sellel on 2 rida kootistiilis 2 poolega aknaid, millest igaühel on ristikheinalehekujuline kaar. Majal on dekoratiivne reljeef, mis koosneb ristidest ja Firenze liiljatest ning asub ristikheinalehtede vahel viklitel. Ehitise tipus on sakkmete ja laskepiludega sakkparapett, mida toetavad väikesed kaared ja ulkkivid. Nende kaarte all on palju kordi üksteise järel reas 9 Firenze vabariigi vappi. Mõni neist kaarakendest oli projekteeritud nii, et neisse vaenlastele kive ja kuumi vedelikke kaela visata. Oi jah, minu kodu on mulle nii armas. Tead, Helen, ma olen su peale nii kade. Minu Kristo on nii kaugel. Enne kui ta siin läheduses oli, me saime kogu aeg koos olla, ta aitas mind kooli asjades ja kõike. Kas sinu Kristo kohe kõrval ja aitab sind? Mina pean alati ootama nii kaua. Ei, Ketrin. Ma arvan, et ikka sinu Kristo on palju parem, sest et ta sõtab palju paremini läbi. Me läksime eile nii tülli, karjus mu peale ja sõimas mind. Äkki sinu Kristo on täiesti parem? 10. käsk. Sa ei tohi imustada oma liivi. Mida sa jahud oma kuradi keskajast